tuled ka teiseks tunniks? Jaa, ei no mina tulen, mida ma tahan, aga see on teine tund. Jaa. Ei, mingi A-klassil oli see, et läksid oma klassijuhatajaga kuskil mingi üritus midagi maha edasi esimene klass. Ma ei tea kunagi ära. Tule vaata siit ära, jah. Kuule, väga ahedad ketsid ju. Lähevad kampsuniga kokku. Läheb elus oma teist nägi. Kampsuniga soppi läheb. Oota, Kairi. Kus sa praegu tuled? See ei ole teie garderoob. Ja praegu on tund. Te olete võõras garderoobis. Teate mida? Nii ma ei jäta. Te olete praegu tundi. No minge. Lähme vaatame. Lähme. Merike, mis teid täna hommikul ärritanud on? Mis on vä? Õpilased läksid õpetajate garderoobi ilma minu teadmata. Ongi nii, jah, ongi. Kas sellist asju juhtub tihti? Aga õpilastel on oma garderoob. Ja ükskord nad läksid, siis ma pigistasin kinni silma. Aga nüüd aitab, sest mina ei vastuta, kui midagi peab juhtuma seal. Sest see on ikka õpetajatele mõeldud. Aru saada. Nii, tänase tunni ajal siis lähme õue ja vaatame seal praktiliselt ära, kuidas siis pildistada lumemööme. Okei, paneme all riidesse ja lähme õues. Rasmus, kuhu sa lähed? See ei ole ju sinu klass. Palun tule tagasi. Eks ma kirjutan siis klassijuhatajale jälle Käämerile. Tulge, lähme vaatame, mis siin täna toimub. Härra Pitkenen, vabandust. Kas saaks teid paar küsimust? Palun. Kas te palun kommenteerite? Ei. Ja seekord siis nii, jah? Okei. Jah, see kirjutan sulle. Jah, teeme nii. No ma kirjutan sulle. Sobib, ma pean jooksma. Olgu. Rita, sa oled alati abivalmis. Ole hea. Võta tool ja vii mu laua juurde. Mul on kiire, ma pean büroosimine. Ei, midagi muretse. Kui õpetaja ütleb, siis ma ütlen, et sa olid mu abis. Ole hea, võta nüüd tool ja ma lähen. Aitäh sulle, ma tänan sind. Sa oled tubli. Huvitav küll, mis nüüd juhtus. Merike jälle jookseb. Mis siin huvitavat täna juhtus? Ai, Rita, tere! Sa võiksid olukorda kommenteerida? Ma ei tea, Merike on hulluks läinud. Ma pean tundi minema, mul on väga kiires. Ma olen abivalmis küll, aga noh, kuule, võta ise see tool, mine vii ära. Ma pean õpilased ootama, ma lähen. Mis juhtus? Tere, Merike. Tere. Klassi ekskursioonis bussi tellida. Saad aidata mind? Saan küll, Keron, aga kahjuks ei saa ma seda teemat õpilastega arutada, vaid selleks on vaja klassijuhatajat. Palun, ole hea. Aga ma ju olen klassi... Sa oled küll klassi vanem, Keron. Aga ole nii kena, mine palun uuesti, kui klassi esindaja, oma klassijuhataja juurde, tee ettepanek, sest õpilastega ma ei saa tellida õpilastele bussi, sest õpetaja vastu. Las ta jääb siis. Aitäh. Lähme vaatame, mis ta nüüd siis tegi. Oodake ära. Mis seal juhtus just Merikesega? Bussi ei saa. Aga kas nüüd jääb reisile minemata? Mul ongi ka vist. Kurb. Oi, tere Laura! Tere, Merike! Oled terveks saanud? Ai, ma pole haige olnudki. Ma ei ole sind näinud. Kus sa nii kaua olid siis? Tead, vaata töiselt ja muudkui toimetame siin ja mõtlesin praegu vabatund ka, mõtlesin, tulen käin söömas ära ja... Aga sa pead ju koolis olema. Kuidas sul siis vaba on?
ei, aga mul on vaba tund praegu. Ma mõtlesin, ma tulen sööma. Ma vaatan, kas sul on ikka vaba tund. Pärast tuleb pahandused suga, et sa jälle tunnis puudud. Okei, aga ma lähen siis sööma. Jäta, Laura! Laura, sa ei lähe praegu sööma. Ole nii kena, tule palun istu. Laura! Käib juba? Ja käib. Mis nüüd siin toimub? Tere, Laura! On mul õigus? Laura? Jaa. Nii, miks teid alkoholimass siia toob? Süüa tahaks. Ma tulin nagu sööma, kas siin majas nagu peabki kõigest nagu peab andma märku või? Kõigepealt Merike ei lase nagu... Tahaks lihtsalt süüa. Ma läheks nüüd sööma. Tõsiselt? Mis sa ikka? Sellest. Tere, Laura. 20 minutes later. Kui ma kuulen teid, mulle tundub, et ma vist hakkan aru saama. Et me oleme kõik selle kooli ülistused, eks? Ja me ei ole keegi ju väga ammu lõpetanud. No ma lõpetasin 2 aastat tagasi. No ei ole väga ammu, eks? Tundub, et Merike peab meid kõiki ikka veel õpetasteks. Ma tean, see tundub ju obur, aga no... Okei, aga mis me teeme siis? Et päris nii ka ei saa see asi jätta. Mina ei julge Meriks rääkida. No, mina ei tea, minu meelest teil on nagu paras komöödia siin, et ma ei saa aru, nagu mina praegu pean ära minema, aga ma ei tea, minge rääkige Ahtiga äkki või? No ja võtke see reporteri hakates ka kaasa, võib-olla saate mingid väga head materjali. Aga ma praegu pean minema. Edu teile! Ahtiga võiks rääkida küll. Nojah, aga lähme siis Ahti juurde. Noh, teate, mis veel vaatajad või? Meil on prügikastidel Kelgakoolis uued sildid. Nad eriti jutumehed pole, aga okei. Aga äkki me saame kuidagi ikkagi rääkida, sest... Mina või? No vaata, küsi sabas välja. Lähme vaatame. Filmib sul ikka, on ju? Jah, filmib küll. Parem oleks. Ma nüüd kohe esimesena ei tahagi minna. Keegi teine. Mina ei julge rääkida üksi. No mina ka esimesena. Kera, sina räägid. No okei, ma lähen. Nüüd läheb huvitavaks alas asi. Tere, ja on sul hetk ka aega äkki? No ühesõnaga probleem on selles, et meil siin kõik noored töötajad ja Merike kergelt on kas terroriseerib meid. Ta arvab ikka veel, et me oleme selle kooli õpilased ja et ei lase meil normaalselt tööd teha. Nojah, ühesõnaga, et kas sa saaksid meid aidata ja Merikesele seda olukorda selgitada, et me ise pelgame natuke. Jah, okei, loomulikult. Ja nüüd saime Ahti ka endaga kaasa, nüüd lähme vaatame, mis siis tõsiselt saama hakkab. Lähme uurima Merikeselt asja. Tere, Merike. Tere. Kas sa tead, kes need noored siin on? Jaa. Rita, Kairi ja Keran. Ei, kes nad nagu koolis on, mis nad teevad? Nad on ju meie õpilased. Nad on viimases klassis ju. Ei, Merike. Nad on meil ringiga tagasi. Need noored kodanikud siin on meie kolleegid. Nad on õpetajad. Merike, tohib äkki teie kommentaare küsida selle asja kohta? Ma väga vabandan, et ma olen millegagi valesti aru saanud. Mul on rõõm teie ees, armsad vilistlased, kes te meie koolist lahkunud olete ja tagasi meie teile koolis. Rõõm teid meie sees näha. Kas ma saaksin teie heaks midagi nüüd teha, et ma teid segamini ajasin ikkagi? Pole hullu, Merike, et teil liks lihtsalt bussi ära oleks kõik korras. Jah, ma tahaks seal garderoobis edasi käia. Jah, Kairin, anna mulle veel kord andeks.
no ma saan aru. Aga Keron, kas oleks võimalik siis sinuga neid tööasju? Tundub, et siinne olukord lahenes väga ilusti. Kõik on siiski suur, kuid õnnelik perekond. Ja loodame, et ka Keila kool jätkab samas kaunis vaimus. Ole hea.